Tänases videos me teeme kiiresti, lihtsalt ja pikalt säilivaid hommikusöögi valikuid. Teeme kala, 2 erinevat sorti, ehk siis üks variant on meil pikalt küpsetatud, ehk siis madalal temperatuuril sous-vide, paneme vaakumkotti ja küpsetame 1,5 tundi 52 kraadi juures. Ning peale seda sa võid seda rahulikult hommikusöögis nädal aega pakkuda. Ning veel me teeme räimefileed, samamoodi paneme marinaadi ja paneme vaakumkotti. Ning kui hommikul mõtled, tahaks hapukurki või soolakurki, siis teeme seda põhimõtteliselt poole tunniga. Nii et kui hommikusöögi inimene tahab kiirelt kurki süüa, siis seda ta saab. Ning lisaks veel teeme rostbeefi, mida siis on võimalik poest ostetud veisesingi või siis vorsti asemel hommikusöögis väga meelepäraselt pakkuda. Ja nii, nüüd hakkame siis pihta. Pikalt ei ole mõtet vassida. Võtame siis kõigepealt ümarmudila, väga hea värske Peipsi sibul, koorime selle ära. Ja sellega ongi nii, et marinaadi läheb meil sibul, värsket tilli, paneme natukene porgandit ilu pärast, aga ka maitse pärast, sest et maitse on ka kõige tähtsam. Soola, pipart ja natukene lisame ka sinna valge veini äädikat. Siburad võite hakkida täiesti enda ära nägemise järgi. Ei pea muretsema, kas teete rattad või sektorid. Sest kõik selle saate ära kasutada. Ja vaakumi põhimõte on see, et ta tõmbab maitsed ilusti kalale sisse ning lõpptulemus on lihtsalt hämmastav. Paneme ka porgandit juurde. Natukene. Ülejäänud võib ära süüa. Ja muidugi kala puhul on see, et mida rohkem tilli, seda palju parem. Pipart ka. Ja enda eelistus on ka natuke panna meresoola. See on ja muidugi jämedat. Ta välja tulla. Nii, nüüd panen siia natukene õli sisse. Sippa. Ja ärme unustaga valgevineedikat. Sest tavaäädikas on natuke kangem, aga minu enda eelistus on valgevineedikas, maitse on pehmem ja mõnusam. Ja nii, segame läbi ilusti. Kellel oleks vastu sellise ümarmudila filee söömisest, mitte kellegil. Ümarmudil on muideks on ahvenaline, aga filee on tal tõsiselt maitsvam kui ahvenal. Nii. Paneme nüüd vaakumkotti sisse. Ja siis läheb küpsema. Ja vastavalt sellele siis, kui näiteks teete ettevalmistust, teil on järgmine päev tulemas ainult 4-5 hommikusööjat, siis saate neid eraldi pakendada vastavalt vajadusele, et ei pea tegema suuri koguseid ühe koti sisse, vaid saate rahumeeli ka väiksemaid koguseid teha. Nii et ei raiskaks midagi. Siis me teemegi, paneme ühe suurema, paneme ühe väiksema.
siit kala juurde, muidu jääb väheseks. Nii, ja nüüd tõmbame kinna käest ära. Paneme koti kinni, paneme selle kala ilusti vaakumisse ja muidugi vaakummasin, mida saab rahulikult kasutada, ei pea maksma mingid miljoneid ja tuhandeid, vaid vahel saab ka väikse, sellise natukene alla 90 euro maksev kodune vaakummasin, millega ajab ilusti asja ära. Nii, ja nüüd paneme nad siia vette, kus on siis 52 kraadi ja paneme nad siia tunniks ajaks. Ja muidugi, kui me ta siit välja võtame, siis tuleb vaakumi põhimõtteliselt see, et tuleb kiirelt jäävette panna, et maha jahutada, sest muidu kui panna lihtsalt jahtuma, siis ta lihtsalt läheb käärima. No nii, ja nüüd teisena paneme siis marinaadi räimefilee, mis on samamoodi kiire, lihtne ning mida saab siis rahumeeli nädal aega pakkuda. Samamoodi marineerime ära, paneme vaakumisse, vastavalt sellele siis saate kasutada nii, kuidas tahate. Siia me paneme siis, aga selle on nüüd natuke teistmoodi marinaad. Kui me enne panime valgevinäädikat, siis siia ma panen sojat, pipar, kuna soja on soolane, siis siia ma tavaliselt soola juurde ei panegi, sellepärast see annab juba mõnusa soolasuse ära. Siis ma panen tšillit, et natukene särtsu ka juurde anda. Samamoodi porgand, sest et porgand on ilus ja maitsev, nii et kes ei tahaks süüa marineeritud räimefileed marineeritud porgandi viiruga. Siis rohelist sibulat ja tilli. Paneme kinna kätte, segame läbi ja mitte mingit kunsti siin ei ole. Segame ilusti läbi. No milline iludus, no mis siin on, väga hea. Ja ei olegi rohkemat. Samamoodi paneme vaakumkotti. Aga selle paneme külmkappi. Ja homme see on juba oi, kui hea. No nii, 2 asja valmis, 3 on kohe tulekul. Teeme siis kiirelt soolatud soolakurki ja lõigata võite täpselt nii, kuidas ise soovite. Võite 5 nurki, 6 nurki, 4 nurki. Ja mis seal on? Seal on kiire ja lihtne. Meil on vaja selleks meresoola, värsket küüslaugu, värsket tilli. Ja oleneb siis aasta ajast, võib kasutada ka mädareika lehte ja kuna praegu ei ole seda, siis võib ka tavalist mädareigast värsket küüslaugu. Et selle küüslaugu koorimine on alati üks ilge tüütus, aga teeme natukene enda jaoks lihtsamalt. Teeme lärmi. Väga hea on lastele anda seda tööd. Nad on alati õnnelikud, kui nad saavad midagi raputada või midagi teha. Näed, nüüd võtamegi täitsa kooritud küüslaugud välja. Jätkame ilusad viilud. Ja muidugi võib ka kasutada lausa küüslaugu püreed, kui tahad imekiirelt saada. Ja muidugi tilli. Ja meresoola. Meresoola võib panna kohe ohtralt, sellepärast, et tegemist on ikkagi kiiresti soolatud kurgiga. Sellepärast, et see ülejäänud sool, mis on üleliigne, selle lihtsalt jätab põhja ja ongi kõik. Segab rahulikult läbi, jätab mingiks pooleks tunniks seisma, pühib selle suurema soola maha ja ongi valmis. No nii, nüüd on 4 asjast 3 valmis ja nüüd lähme viimase grande finaale juurde, milles me teeme siis veise tagatükist veise rostbiffi. Ehk siis see on alternatiiv meil poes müüdavatele keeduvorstidele, sinkidele, kuumale pannile. Laseme mõlemad poolt ilusti pruuniks ja siis paneme 200 kraadi juures, paneme soolupipart ka peale muidugi ja 200 kraadi juures ahju
Selle tükk läheb umbes 12 kuni 15 minutit, nii et siis ta on seest mõnusalt roosa ka, muidu jääb niisugune tuim. No nii. Värvid peal. Paneme siia ilusti peale, paneme leeme ka peal pinut. Ja paneme see tükk umbes 15 minutit, 200 kraadi. Pärast paneme vaakumisse ja samamoodi kas kohe söömiseks või siis iga päev natukene. Nagu näha, ei ole mitte midagi rasket. Elu on täpselt nii lihtne, kui lihtsaks te selle ise elate. Ehk siis ärge kartke teha ise asju, ärge kartke katsetada, ärge kartke küsida. Olge julged ja olge innovatiivsed, mõelge uusi asju ning see on see, mis viib teid edasi. Ja nagu öeldakse, julge hundi rind on aavleid täis.